tere! Tahan sinuga jagada veel ühte olulist mulle hingelähedast teemat ja ma usun, et see puudutab tegelikult kogu ühiskonda. Ma lihtsalt seletan, kuidas minu vaade on, võib-olla see aitab lahti mõtestada mõndasid selliseid kollektiivseid teemasid, sest praegusel veevalaja ajastul, uuel ajastul ei ole ainult poliitikas suured raputavad muutused vanades süsteemides, vaid ma usun, et igaüks mõistab, ja on aru saanud ja mõistnud, et vanad süsteemid enam ei tööta ja isegi kui nad praegu veel töötavad, nad töötavad logisedes ja üle maailma kollektiivselt, mitte üksiksüsteemiga, vaid siin ongi selline globaalne kollektiivne süsteemide uuendusprotsessid toimumas. Ja vaata, kuna need on nagu kõik erinevad süsteemid, mitte ainult poliitika, kool, lasteaed või mida iganes, toit või erinevad eluvaldkonnad, vaid see on kõik korraga. Olete tähele pannud? See on sellepärast, et veevalaja ajastu mõjutused, vibratsioon on tõusnud nii kõrgele ja see hakkab nagu läbi tõe või läbi otsima tasakaalu ja mis näis varasem tuttav generatsioone käilatud tuttav teema, ei ole sugugi tegelikult tasakaal, saadakse aru. Ja otsitakse seda tasakaalu ja luuakse seda tasakaalu ja selle taga ei olegi necessarily alati üksikisikud või indiviididega. Ei, selle taga on lihtsalt sünkroonsused, eks ju. Oled tähele kindlasti pannud erinevaid kokkusattumusi nii uudistes, igapäevaelus, enda sees, enda ümber, kindlasti sa oled seda märganud. Ja selle taga ei tasu minna paranoiliseks, selle taga ongi see, et selle üks märksõna on veevalaja ajastu korrastabki selliseid asju. Uued väärtused on tulnud pinnale läbi looduse korrastuse. Ja see ei juhtu üleöö, see korrastubki ajapikku. Ja see on sellepärast, et paljud valgustöötajad on ärganud, sellepärast, et ka uue lapsed on väga kõrgvibratsioonilised ja lihtsalt erineval ajastul on omad dünaamikad ja veevala ajast on üks, mis on tulnud, et jääda. Ja ta niidab jalust mõnikord, sellepärast, et väga paljudel on selline kalade ajastu, seks, võim, power, raha, niisugune nagu ajastu vibe on sisse kodeeritud, kuid veevala ajast on täielikult vastand sellele, et see on kollektiivne mõjutus. Ja kui sa oled valgustöötaja või sa tead kedagi, kes on valgustöötaja, siis nendel on eriti selles mõttes vastutusrikas töö ja suur koormus hetkel. Ja mitte ainult, kui nad teevad podcast või mingeid selliseid, vaid ka igapäevaelus. Nimelt nad on paigutatud globaalselt erinevatesse riikidesse, erinevatesse süsteemidesse, gruppidesse, klassidesse, perekondadesse, töökohtadesse, igale poole. Ja tihti nad ju oma sisemise säraga, oma integreeritud tööga säravad inside out. Et nad ei pea selleks mitte midagi isegi tegema. Igas eluvaldkonnas on, igas maakonnas, igas riigis, igas selles on sellised isikud. Nad ei ole küll, neid ei kubise maailmas, aga nad on ainulaadsed, aga nad paistavad välja. Me kõik teame neid. Ja vanadele süsteemidele tunduvad nemad ju tüütud putukad, sest nad ju tahavad midagi, mis on varasemalt toimunud, aga teatakse ise ka, et enam väga ei toimu, et takistused ja nii edasi. Ja siis elu toob sellise nagu valgustöötaja sinna, kas see inimene teab, et on valgustöötaja või mitte. Ta hakkab sellise nagu korrastama, that's not okay, on ju. Läbi oma teadlikkuse, läbi oma sisemise väe
ilma, et ta midagi ise selleks väga teeb, see juhtub iseeneslikult. Ta on teatud mõttes portaal, veevala ajastu, uue ajastu portaal nii-öelda ja loodusega teeb koostööd tasakaalujõududega. Et niimoodi on nad hingena kokku leppinud nende samade gruppidega. Aga nüüd ongi nii, et vanadele süsteemidele see sugugi ei meeldi ja nad tahavad vastu töötada selle ja mõtlevad, kuidas nagu saaks ikka jätkata seda vana süsteemi. Ja tihtilugu nad võivad hakata nii-öelda kahjustama või maha tegema, et see valgustöötaja on vale või et ta teeb midagi valesti või et tema on ju ainuke ja nii edasi. Aga tegelikult tema on selles grupis eestvedaja, ta valgustab läbi, mis takistab ja mis aitab edasi. Et praegu seda ei mõisteta veel iga kord nii, kuid varem või hiljem seda hakatakse niimoodi mõistma. Sest see lihtsalt on niivõrd tihe kogemus ja korduv kogemus üle maailma. Ja nii on ka valgustöötajatest lastevanematega, kelle lapsed käivad kas lasteaias või koolis tihti, isegi kui ta ei ole probleemne nagu laps, vaid ta on lihtsalt väga tõekeskne, ta on väga autentne, ta on väga särav, väga suure potentsiaaliga liider, valgustöötaja, just nagu tema üks või mõlemad vanemad, siis tihti nad jäävad nii-öelda ette sellele vanale struktuurile, kes käivad veel ohver, süüdistaja, päästja süsteemi järgi ja kalade ajastu, raha, võim, power süsteemide järgi. Nad tahavad kontrollida seda sama süsteemi, hoida ülal kontrolliga, aga valgustöötaja paljastab, ta isegi ei pea selleks mitte midagi tegema, ta paljastab nende nii-öelda varjud, süsteemide varjud või pimekohad ja isegi sellised, millest neil endal aimu isegi varem polnud. Ja ta ei tee seda isegi tahtlikult, vaid tema olemasolu on niivõrd väärtuslik ja niivõrd kirgas ja võimas, et see paljastab kõik selle. Ja siis hakkavadki siis sellised nagu pead tõstma sellised võimuvõitlused takistavad ja jääb justkui nagu mulje, nagu kui nagu tõde tuleb pinnale, jääb, nagu tahetakse oma varjusid sellele valgustöötajale projitseerida ehk peegeldada, külge pookida oma varjusid või oma pimekohti, oma tegemata tööd. Aga kui sellel valgustöötajast lapsel on õige lapsevanem, siis ta loomulikult tegeleb sellega nii energeetiliselt kui ka maises maailmas. Et see on hea, et sa hoiad tagalat, et sa märkad seda ja takistad sellel juhtumast. Kaitsed, puhastad, teed neid asju. Ja ma olen tähele pannud ka uue lapsevanemana, et koolides on erinevad grupid ja just valgustöötajad lähevad sinna kõige hullematesse gruppidesse. Ja just selleks, et sealt valgustada läbi probleemkohad. Ja mitte, et lapsed seal grupis oleks milleski nagu valed või nii, tihtilugu ta peegeldab nende vanemate mingid teemasid, mida valgustöötajast lapsevanem on teadlikkusega juba edasi arenenud ja tema laps nii-öelda kannab seda teadlikkust edasi ja valgustab need pimekohad neil, kes veel ei ole sinna jõudnud. Et see toimib niipidi. Ja sellepärast see käib nagu närvidele paljudele, sest mis mõttes on ju, et vana enam ei tööta ja endal on probleemid kuhjaga, aga nagu ei taha lahendada ka vastutust võtta, et keegi peab ju süüdi jääma, kes seda valgustab. Tegelikult on see armastusest, et sa saaksid ka vabaks sellest, just nagu nemad on. Ja tihti valgustöötajate lapsed lähevadki sellistesse gruppidesse, kus on räigelt nii-öelda generatsioonide vahelised probleemid, korduvad mustrid. Et ta läheb sinna siis nii-öelda seda ruumi puhastama, valgustama teadlikkusega. Energiatöö on veevala ajastus väga suure rõhu all
Ja tähtis, miks ma sellest räägin, on see, et te mõistaksite, et selle vastu ei saa. See on looduse poolt seatud nii, see on looduse poolt saadetud nii, see ei ole inimeste organiseeritud, no inimhingede kokku lepitud lepped on need nende gruppidega. Aga valgustöötajast teadlik lapsevanem on hea, kui ta teab neid teemasid, sellepärast ma seda ka siin räägin, teab ise neid teemasid, jagab teiste valgustöötajatest teadlike lapsevanematega sellest teemast, sest isegi nemad ei ole teadlikud sellest süsteemist. Aga kui nad sellest teadlikuks saavad, teavad nad paremini kaitsta ja kinnitada, afirmeerida ja tuua valgusteadlikkust veelgi rohkem sügavuti, miks need teemad nii on ja kus see intensiivsus alguse on saanud. Et see algallikas töötab läbi nende ja peegeldavad sellised teravad kohad. Ja tihti need inimesed ise ei taha muutust, et neil on mugav, isegi kui nad on traumapondis, neil on mugav olla selles lõksus, mis on valus ja ebamugav ja nii edasi. Aga loodusel on teised plaanid. Loodus tahab valgustada läbi need asjad ja sellepärast ta on seadnud ja paigutanud just kõige hullematesse gruppidesse sellised valgustöötajad. Ja tihtilugu need valgustöötajast lapsed võivad jääda hätta, kui nende vanemad ei mõista, mis toimub seal klassis, et miks just nemad on sattunud sellisesse klassi ja nii edasi, või gruppi või töökohta või nii edasi. Et kui nad, see ongi see kõige teravam pliiats või väljaulatuv, säravam, see ikka, inimesed ütlevad, ole nagu meie, on ju. Ja siis, kui lapsevanem sellest teadlik ei ole, siis laps võibki kahaneda ajapikku halli massi. Aga see ei ole tema missioon siin maailmas, tema missioon on natukene teine. Tema missioon on olla liider, teadlik sellest ja tihtilugu nad võivad olla ka kõige vanemad grupis, need valgustöötajad. Nad võivad olla seal grupis, töökohas, klassis, lasteaias, mitte alati, kuid nad võivad olla ka kõige vanemad. Ehk nad on tegelikult loodud, et neid austataks. Nad on liidriks loodud. See ei ole isegi ego upitamine, see on looduse süsteemi korrastus, üleminek uude aega. See on paigutatud väga strateegiliselt looduse poolt, see ei ole AI, see ei ole mina, see ei ole sina, see ei ole mingi kokkumäng, see on suurem kui meie, see on loodus. Et ma usun, et isegi kõige skeptilisemad inimesed saavad aru, et nii poliitikas, töökohtades, meie endi sees, koolisüsteemides, arstisüsteem, meditsiinisüsteemides, igal pool, igas süsteemides on tõepoolest jahmatavad, jalust rabavad muutused ja see on loodus, see on energia, mis korrastub. Just nagu vulkaanipursked, vihmasajuhood, loodus puhastub, nii ka meie inimesed loodusosad nii-öelda korrastame ja puhastame. Aga see on nii varjatud kujul, me ei oska seda märgata, kuid tegelikult on see õnnistus. See on tegelikult õnnistus. Ja kerge on nendel inimestel, kes seda austavad. Kergem on nendel inimestel edasi liikuda selles evolutsiooniprotsessis, kes oskavad seda austada, hinnata, vastu võtta, tänu tunda, rõõmustada, inspireeruda, motivatsiooni sellest koguda ja tänu tundega. Siis nad teevad loodusega koostööd. Aga mida mina näen? Mina näen seda, et kooli psühholoogid siin tegid mingit psühholoogi liini. Ja ma vaatasin seda saadet, ma huviga vaatasin, sest minu noorte käekäik mind väga huvitab. Ja ma tahan sulle seda öelda, et nad nullisid usalduse isiklikult minu jaoks täiesti ära sellega, et nad ütlesid, et vanemad ei peaks kaasa rääkima koolis, kooli asjades, laste asjades. Ja usaldama, et laps saab ise koolis asju lahendatud, et hoidku kooli asjad ja koduasjad eraldi. Ma ei ole sellega nõus. Väga palju ka räägitakse, et kool ja kodu võiksid teha koostööd. Ja sellel on ka oma põhjus, sellepärast, et ärgem unustagem, ega direktor ja kool ei maksa õpetajatele palka.
vaid meie lapsevanemad maksame seda. Riik maksab, tähendab, mitte ainult lapsevanemad, vaid riik maksab õpetajatele palka. Aga see tähendab seda, et kodu ja kooli koostöö peaks olema vägagi sünergiline, abivalmis ja nii edasi. Mitte õpetama lapsi valetama või takistama, et ära räägi koolis, kui niisugused mingid kordud mustrid, imelikud mustrid on. Kui laps varem rääkis, siis ütled, ära seda tee, et muidu sellest tuleb midagi, on ju. Hirmutamise, alandamise taktika, et see ei ole aus. Ja samal ajal ühtlasi teha sellist strateegiat, et justkui nagu valgustöötaja oleks keegi, kes midagi valesti teeb. See on looduse vastu töötamine. See on usalduse kuritarvitamine. See on valetamise õpetamine. Ja kellele? Neile, kes maksavad tegelikult neile tasu. Et ärgem unustagem, et tegelikult õpetajad teenivad õpilasi ja lapsevanemaid. Vahel läheb see tähtsus mõnel vanakooli õpetajal siiski meelest ära ja ta nõuab midagi. Nõuab austust, aga alandades, hirmutades ja kontrollides, et see ei ole aus taktika, et see on midagi, mis ma isiklikult leian, et õpetajate töö on väga raske, aga ma leian seda, et kui praegust seisu vaadata, kuidas osad õpetajad nagu suhtuvad uue lastesse, et siin on erimeelsusi ja ma saan aru, uue lapsed on ka väga eneseteadlikud ja nad ei lase endale lihtsalt pähe astuda. Eks nad räägivad ka kaasa, eks nad väljendavad ka ennast ja on rohkem kontaktis iseendaga, nad ei ole nii alandlikud kui vanakooli lapsed lasteaias ja koolis, nad ei ole nii alandlikud kontrollitud sõja mõjutustest, vaid nad on endaga väga heas kontaktis, nad on oma originaalse väljendusoskusega, neil on omad asjad, väärtused paigas ja nad võivad olla vahel ka ennast vägagi kehtestavad. Ja see muidugi ei meeldi neile, kes on harjunud sellisega, kuidas neid on õpetatud ja kuidas võiks õpetada, kuidas on varem toiminud, aga see ei tööta nii. Ja mis ma tahan öelda on see, et vaatasin seda Psühholoogide Liidu seda saadet ja ma sain aru, et seda püütakse samamoodi kontrollida. Et basically takistada kooli ja kodu koostööd. Kui minul oli teine poeg on samamoodi valgustöötaja, esimene poeg tähendab, mõlemad pojad ja ka seal on olnud grupis, varasemalt on olnud selline, et nad satuvad just sellistesse gruppidesse, kus on selliseid ebamäärasusi mitte ainult eakaaslastega, vaid ka süsteemis tihti ja see tuleb välja tihti väga suurelt ja tihtilugu on seal väga suuri süsteemi muutusi ja nii see on lihtsalt niimoodi loksunud paika, juhuseid ei ole. Ja seal on olnud selline järelvaadet või järelkontrolli, et lapsevanemad, kui probleem oli, lapsevanemad said tundides nagu osaleda või vaadata ka, mis seal toimub ja kuidas toimub ja jälgida oma last ja õpetamissüsteemi, klassi, kuidas see käib. Ja minu meelest on see väga teretulnud ja igaüks sai kaasa rääkida ja nii edasi. Minu meelest on see väga teretulnud ja nüüd ma kuulan, et on vist koolisüsteemis on tekkinud hirmud kontrolli osas, tahetakse suuremat kontrolli, tahetakse ümber väänata midagi. Sest vana süsteem hakkab murduma ja see tekitab väga suurt hirmu need muutused. Sest nüüd enam, nagu ma just seletasin, isegi koolipsühholoogid või nii-öelda tahavad siis öelda, et ärme tee koostööd, takistame seda pigem. Eraldame need asjad, sest ma arvan, et lihtsalt vanemad on hakanud rohkem kaasa rääkima ja mõni võib-olla räägib seda väga intensiivselt, kaitsvalt ja nii edasi ja need võivadki olla endalegi ebateadlikult need valgustöötajatest vanemad, kes teavad, et midagi on nagu valesti, aga nad ei tea täpselt, mis ja nad tahavad lihtsalt kaitsta oma last. Et tihti valgustöötajatest lapsevanemad on väga lapsekesksed vanemad. Nad on väga heas kontaktis oma sisemise lapsega ja nad on keskmisest hoolivamad või keskendunumad ja taiplikumad ja teadlikumad ja nad tahavad selle pärast ka rohkem kaasa rääkida.
Ja tegelikult on see on normaalne, et see nii peakski olema, et areng käib käsikäes. Aga vana süsteem tunneb selle suhtes hirmu ja tahab kontrollida rahasid, tahab kontrollida mängu, tahab kontrollida, et neil oleks kerge ja hea ja mugav, aga kelle mäng see on? Maksumaksja arvelt. Et seda mina leian seda, et õpetajate töö on küll raske ja ma tean, väga paljud õpetajad teevad tänuväärt tööd, kuid on ka selliseid, kes võiksid palgalisa asemel saada tasuta teraapilist seanssi regulaarselt. Et nad ei projitseeriks oma hirme, oma sest nad on väga intellektuaalsed, akadeemilised, aga nende emotsionaalne kasv on ebaküps ja toksiline, emotsionaalselt väga mürgine. Sellepärast, et nende sees on väga palju alla surutud viha, nad on pidanud olnud tihtilugu väga tublid lapsed ja pimesi austanud autoriteete ja nüüd jätkavad seda sama mängu, aga lihtsalt, et selles on väga palju alla surutud viha. Ja tihtilugu need õpetajad ei märkavadki, kui keegi on valgustöötaja, üksik või kaks või mõni last seal klassiruumis käib neil nii-öelda pinda, siis tegelikult see on märk sellest, et valgustöö töötab, et peegeldatakse talle tema veel tegemata tööd. Et ta ei tohiks oma valukeha tuua lastele, arenevatele lastele ega mõjutada oma valukehaga neid süsteeme, sest see on ka juba toimunud. Et näiteks nähakse, kui on mingid suhted tekkimas, projitseeritakse oma unelmaid, oma varasemaid esimesi armastusi nendele inimestele, et selle peab kõik eraldama, see on emotsionaalne ebaküpsus või siis näiteks ühe vanemaga olid käärid ja näeb ühes lapses näiteks kas oma venda, vanemat või nii edasi, õde või esimest armastust või mida iganes ja projitseerib seda talle. Need asjad tuleb eraldada, aga seda saab teha teraapilise sisetööga, integratsiooni varjutööga. Nii et mina isiklikult arvan, et õpetajad said palka juurde, aga nad võiksid ka saada tasuta, see on nendele endale kasulik ja kogu klassile ka tasuta teraapilist nii-öelda mitte koolipsühholoogide, kus pildil olid tegelikult nagu teismelised, üks isegi viskas seal näppu, seega nad nii-öelda püüavad ravida või tegeleda teismelistega, aga nad on ise tegelikult emotsionaalselt ebaküpsed teismelise ikka kinni jäänud. Jah, võib-olla nad siis mõistavad teismelist paremini, aga nad ei saa tegelikult lahendusi leida, kui nad on ise selle emotsionaalselt ise veel sellele tasandil. Ja siis nad ütlevad, ärge kodus rääkige, teil on liiga targad ja teadlikud, küpsed, emotsionaalselt küpsed vanemad, nad on targemad kui meie ja meile ei meeldi see. Meie tahame hoida oma tööd alles. Seal pildil, mis oli koolipsühholoogide pildil, kus nad püüavad siis seda tasuta liini rakendada ja toetust saada, seal oli enamus nendest ma vaatasin energeetiliselt ja üks vist viskas isegi näppu. Ma saan aru, et tahetakse sulanduda teismelistega, neile mõista anda, et nad on mõistetud, aga kelle süsteemi te tegelikult tervendate sellega? Võib-olla teie enda poolikud tööd veel. Et sellepärast, et kui te ütlete lastele koolis valetage, kodus ärge rääkige, kui on mingi ebakõla seal, suurem konflikt. Meil on niigi palju muresid, ärme lisa seda tee, sest vanemad on muutunud väga aktiivseks kaasarääkijaks ja mõtlejaks. Ja nende teadlikkus on tihtilugu isegi liiga kurnav vanale süsteemile, mis võiks ammu juba areneda. See on tülikas. Aga tehke seda ikkagi, sest teie maksate nendele süsteemidele palka. Teie rahast, maksumaksja rahast läheb. Seega teil on õigus kaasa rääkida. Mina vaidlen siinkohal neile vastu. See on absoluutselt ebakõlaline soovitada televisioonis lastel ja lastevanematel mitte kaasa rääkida. Mis ajastul me elame?
et keda see ütlus teenib. Et teadke oma õigusi, kui teie maksate, teil on õigus koostööd küsida, teil on õigus kaasa rääkida, sest kui teie maksate, siis teil on õigus, see on teenus teile. Mitte vastupidi, on tahetud nagu püüda kontrollida nii, et ületähtsustatud süsteemi, aga tegelikult süsteemi toidab maksumaksja lapsevanemad, riik. Seega õpetada valetama, siin on väärtuste ebakõlad. Ja valgustöötajana pidin ma ka seda infot jagama. Kahjuks, sellepärast, et tänapäeval võiks juba arvata, et see on nagu elementaarne ja normaalne, et teadlikkus on nii palju tõusnud. Aga kui mingi süsteemis ikka tulevad takistuse otsa, siis pole ime, et sinna saadetakse 1 või 2 või mitu valgustöötajat, et seda peegeldada, seda ümber muuta, siis on vaja küsida nagu abi. Siis on vaja olla avatud, kuulata ära nende vanemate mõtted. Ja mõista seda, et kui terve grupp on näiteks mingi asja vastu või midagi iganes, siis võib seal olla nii, et ei taheta muutust, aga siis nad lähevad teise kohta ja samamoodi tekib see sama peegeldusefekt. Muster kordub, kui ei kuulata esimest või teist või kolmandat peeglit, valgustöötajat. Looduse saadetud on see. Seega mina ei toeta sellist asja, et ärge rääkige kaasa. See on manipulatsioon, see on lapsik, isekas äriidee. Kellele see mugav on? Ei. Mina ütlen, et need vanemad, kes on rääkinud koolis kaasa, teil on see õigus. Eriti ma näitan, et see näitab ka, et te tegelikult hoolite oma lapsest. Esiteks tahan ma seda öelda, teil ei ole ükskõik. Teil ei ole ükskõik oma lapse käekäigust, heaolust ja sellest, kus keskkonnast on. Te teete väga õiget asja, et usaldage oma südametunnet, kutset ja nii edasi. Tähtis on lihtsalt mitte olla sõjakas, aga siiski ennast kehtestada ja oma õigusi nõuda, sest tegelikult maksame meie õpetajatele. Mitte kool ega direktor, meie lapsevanemad. Ja see teenus ja nemad ja õpetajad osutavad meile teenust. Kooli juhtkond, kõik nad osutavad meile teenust. Ärge unustage seda järjekorda. Tähtis on ka konstellatsioonis, et sa paned süsteemi paika ja saad aru, kust pidi ressurss jookseb. Kui õpetajad seda ei austa, nõuavad juurde ka ise, ütlevad ära koolis räägi, nõuavad õigust, nõuavad austust, siis, aga tegelikult vanakooli moodi, mitte ise arenedes, siis siin on käärid. See ei ole jätkusuutlik. Et ma näen, et mitte ainult poliitikas ei ole muutused, vaid ka koolisüsteemides ja ma näen ka, et meditsiinivaldkonnas juba mõnda aega, mitte ainult täna, juba mõnda aega. Ja mina soovitan mitte nii väga psühholooge, vaid holistilisi teraapiaid, kus sa näed iseennast terviklikult. Et retseptiravimeid ja neid ma asju nagu ei poolda. Ma pooldan hoopiski seda, et inimene saab ennast väljendada, ennast vaadelda ja väljendada ennast kui tervikut. Saada kontakti oma tõelise olemusega, sest veevala ajastu essents on tõelise olemusega kontakt, läbi tõelise olemuse väljendus ja kõik need asjad. Selle vastu me ei saa mutrivõtmekesi luua edasi, halli massi edasi luua. See enam ei tööta. Juba meie naaberriikides on suuri näiteid sellest, et see enam ei tööta. Ja kui keegi kuritarvitab oma võimu, näiteks koolipsühholoogi öelda, et ärge lastele öeldakse, et ärge rääkige kodus ja kodus ja vanemate ka ei saa kaasa rääkida, siis niimoodi ei toimu arengut. See on absoluutselt oma võimu kuritarvitamine ja lastele valetamise õpetamine.
See isegi ajab mind vihale, sest see on täielik piiridesse sekkumine. Meie õiguste rikkumine. Et ma soovin, et sellele pööratakse tähelepanu ja ma soovin, et vanemad järjepidevalt siiski ükskõik, mis neile nina alla öeldakse, et nad järgiksid oma südant ja teeksid ikkagi nii, nagu on õiglane. Ja oleksid oma lastele, kaitseksid, kehtestaksid ikkagi seda osa. Ja kui miski muu ei aita, siis on alati võimalik ka gruppi vahetada, aga valgustöötaja ei ole kunagi juhuslikult selles grupis. Ta on mõeldud olema liidriks ja teda tasub kuulata, sest muidu tuleb ikka kas õpetajal uus grupp sarnane või uued õpilased sarnased või koolisüsteemides sarnane muster kordub. Seda ei saa nagu kinni mätsida, et see tuleb, sest see on nii loodud olema varem või hiljem, muutusi looma. Ja tihtilugu see näitab seda, et on vajalik paindlikumad muutused. Et kindlasti mingid traditsioonid on au sees ja väärtuslikud, aga õpetada valetama, et teil oleks rahu seal edasi toimetada vana süsteemi järgi, see päris rahu see siiski ei ole. Rahu ei ole seal süsteemis juba eos olnud. See süsteem oli juba ennem nii destruktiivne, sellepärast, et seal ei kaosaline, sest seal ei kuulata ja ei taheta kuulata ka kaasarääkijaid. See ei tööta nii. Samamoodi poliitikaga ja rahvaga, eks ju, et tekib seal lõhe, samamoodi kooli ja vanematega ja nii edasi, et see tähtsus, see hierarhia siin nagu peab natukene paika loksuma veel, et päris nii ei ole, et palun pange tähele seda lihtsalt, ärge laske ennast tudutada. Ja kui sul on selle mingi teema ja sa tahad seda arutleda minuga, siis minu seansid on hetkel avatud. Nii kaugseansid, mobiilselt ja videosilla vahendusel, kui ka koha peal jaanuaris on hetkel soodustus. Et kui sul see teema maadled sarnase teemaga, mis ma just praegu arutasin sinuga ja sa tahad seda jagada, siis oled teretulnud. Kohtumiseni. Info on siin, sellekohane kontakt on siin all infos.